et kõigepealt sellest olmist endast. Ma liiga palju ei tea ja mis on tema puhul nagu veider, et üsna vähe on arhiivis ka, et tavaliselt nende nagu toimekamate Eesti-aegsete meeste kohta ikka üht-teist on, kes võib 20-ndatel, 30-ndatel tegutsid. Et need nooremad metsavennad, nende puhul on aru saada, et kui sa olid 25. aastal sündinud, et siis vanasse arhiivi sinust midagi eriti ei jäänud. Aga Eduard oli sündinud 1901, nii et ta oli Vabadussõja alguses, oli 17, oli Vabadussõjas, siis 18-aastaselt on selle kohta paar märget on. Et kas ta rindel oli, küllap ta oli, sest ütles, et nad ikka 19 lõpp oli päris aktiivne aeg. Ja pärit on ta siis Väinjärve vald. Mis küla, see on üks imeliku nimega Jõeküla või? Jõeküla küla. Ma ei tea, kas see talu on alles? Vare on, jah. Vahelaane talu, see oli suur talu. Me võime ära käia selle pärast. Ja sellest temast on, mina olen leidnud ühe foto, või vist leidnud selle, tema siis poja tütrel on üks foto, kus ta seisab talu ees. See on nii 30ndate keskpaiku ilmselt tehtud. Pikk mees säärsaabastega, aga nägu ei ole näha. Foto on ägune, et olen suurendanud igat pidi. Nii et kui tegelikult võiks ju temast mõni pilt olla, et seda tuleks otsida. Aga tundub, et ta oli selline lugupeetud mees ja siis kui venelased tulid selleks ajaks ka juba vanem mees. Ja ta oli oma kaitses siin korraldav kuju. Nii et ilmselt tema järgi joonduti küll. Ta sai, muidugi võeti see Vahelaane talu natsionaliseeriti kohe, eks. Nii nagu enamused suuremad talusid. Sakslased mingil määral andsid neid maid tagasi. Tema oli üks nendest, kes sai Saksa ajal maad tagasi. See Väinjärve valas üldse oli see üks esimesi kohti, kus sakslased, nad jokutasid sellega keerusest selle maad. Sakslased tegelikult seda venelaste natsionaliseerimis otsust respekteerisid. See oli nende jaoks paraku küll, jah. Nemad võtsid üle, sakslased võtsid üle Nõukogude Liidu territooriumi. Nende jaoks ei olnud mingist Eesti Vabariigist vaja. Jutt. Aga jah, venelastel on kirjas ka mingi jutt, et ta oli mingi omakaitse kohtu liige, aga see on tõenäoliselt hiljem tal pähe määritud, et nagu sellest ühtegi teadet mujalt ei ole. Aga igatahes siis 44. aasta sügisel läks ta siin ilmselt suurema kambaga kohe metsa. Ja on nii palju on ka mingid agentide kaebusi just alguse aastatest 45, et neil oli väga hea luure, et see oli just see Holm ise hoidis korda, et suheldi ainult oma perekonnaga, et mingit nagu küla pealt toidu kogumist ei olnud, et ainult oma naine või oma lapsed, et igal mehel. Ja venelased kurdavad, et väga raske on sisse pääseda sinna gruppi, et keegi ei tea, kus nad on. Ja siin kandis oli see metsavenduse värk väga aktiivne. Ja esimeses otsas oli siis selline mees nagu Endel Kaaruks, kes oli siit natuke põhja poole koeru juures. Kaaruksi punt, see oli selline, ta oli uljam mees kui Holm, tundub. Kaaruks pani igale poole, tema pani üles külla kuulutused, et roheline pataljon võtab Koskile mehi ja tulge ja saate süüa ja elamise. Kommuniste ei tohi teenida. 45. aasta suvel Olmi mehed ja
ja Kaaruksi mehed koos tegid selle Väinjärve vallamaja äravõtmise või täitmekomitee. See oli üks suurem aktsioon. Ja nad olid ikkagi päris aktiivsed, et kunagi täpselt ei tea, et võib-olla kirjutati midagi kellegi teise kaela, aga vist 47 ühes aruandes on väidetud, et nad on vist 7 kommunisti maha löönud selleks ajaks ja igasuguseid muid asju siin korraldanud. Aga mis see metsavend ikka teeb, eks ole, et varjab ennast, puhastab relvi, varustab ennast toiduga ja siis hullemaid tagakiusajaid kõrvaldab. Ja kui tundub, et on vaja natuke jõudu näidata ja et oleks punastel hirm näha, siis tehakse mõni suurem asi. Ja loodetakse, et tuleb sõda, eks ole, et inglased ja ameeriklased tulevad. Ma korra segan vahel, et ma just mõtlen seda, et see info pidi tegelikult hästi liikuma, et nad teadsid, kes küla peal kaabakas on, keda maha lüüa, eks. Selles mõttes see pidi hästi liikuma. Ja see jutt, eks ole, mida siin on hirmsasti ju levitatud, et tapsid ilma asjata. Et see oleks, nii loll ei olnud üldiselt metsavend, et kui sa hakkad külas inimesi ilma asjata tapma, siis küla teab, kus sa oled. See antakse kohe üles. See on, et ütleme, et ma olen alati öelnud, et kui midagi neile ette heita, siis mitte seda, et nad punased tapsid, et liiga vähe tapsid, eks. Et oleks rohkem hirmu olla. Nad ikkagi muidugi tuli ette, et keegi ütles nina täis ja kuskil küla peol läks löömaks, eks ole. Aga üldiselt oli see ikkagi põhjusega ja ütleme, need, kes kuulisaidurid selle kuhjaga ära teeninud. Aga eks mingil määral seda külajuttude piiramist tuli distsiplineerida. On ikkagi vaja teada, et metsavenna üles annad, et selle eest on karistatud. Muidu nad ei oleks nii kaua vastu pidanud. Ja siis oli siin üks punt veel, kes aeg-ajalt tegutsesid selle Olmiga koos, oli siis, keda juhtis Voldemar Jakobets. Ja tegelikult Jakobets oli vist temaga koerumees. Ta oli selle Kaaruksi pundis, Kaaruks kukkus varitsus 45. aasta suvel, teda aeti taga suurte jõududega, ta oli väga uljas mees. Kaaruks, ma kuupäeva peast ei oska, 45. aasta suvel, Kaaruks langis, siis Jakobets võttis selle tema kamba üle ja nad Olmiga tegutsesid suhteliselt koos siis. Jakobetsi pundis on läbi jooksnud vähemalt 30 inimest, kes oli seal aja jooksul. Ja selle Olmi pundist 47. aasta sügisel on öeldud venelastel kirjas, et nad on selleks ajaks kas tapnud või kätte saanud just 19. Nii et ütleme, see oli päris suur seltskond. Ja mis on võib-olla põnevam veel, et nüüd see Olm Jakobetsi kamp, nad see võrgustik oli neil väga laialdane. Nad olid liikusid palju ringi. Säreveres olid aktiivsed metsavennad, seal oli mitu punti, siis Särevere valdama. Seal oli üks Türi politseinik Raudvassar, kes oli oma kambaga. Ja siis olid seal, nüüd selle mehe nimi oli kas Einsalu. Ja nemad omakorda olid siis sidemes Vahastu Varrakuga. See on nüüd juba sinu vanakodu koht. Vahastus oli siis, see on juba Harjumaa. Et Vahastus oli siis kohe nagu 45. algusest, tema oli üks Eesti leitnant Erik Varrak, kes oli ka omakaitses ja kes oli piirikaitse rügemendis koos major Intperega, kes oli enne olnud, eks ole, Erna Grupi staabijuurde. Väga võimalik. Ja Intpere oli ka seal Kõuekandis metsas. Ühesõnaga Varrak võttis enda peale selle metsavendade gruppide organiseerimise ja side loomise, nii et siis Särevere meeste kaudu siis Jakobetsi ja Holmi kamp
oli ka selle varrakuga seotud, et see on nagu päris suur, see on ikka, mis see kilomeetrites teeb? No siin vaata ligi 100. No jah, et see ulatas igale poole. Igaüks teadis, mis teise riigi otsast tehti. Ja seal juhtus siis see õnnetus, et 46 kevadel see varraku staabilaagrist läks üks, kes oli tema sugulane, läks küla peale ja sattus sinna jooma. Ja siis vist külast tuldi ütlema, et koristage see oma mees ära, et see on meile ohtlik. Ja varrak läks talle ise järgi ja selle tee peal läks mingisuguseks tüliks. Ja noh, väidetavalt see oma sugulane lasi varraku maha. Aela külas see jutt kõmises. Ja siis selle peale muidugi mehed tegid kohe kohtu ja lasid maha ka selle sugulased, et maeti kõrvuti maha. Ja see oli siis nüüd, aga noh, ütleme, midagi selles loos on kahtlastes, nädal aega pärast seda umbes, siis tuli venelaste rünnak sellele laagrile. Varrak oli ise juba mulla all, et nad olid seal ikkagi kätte saanud mõnest punktist mõned mehed, kes ütleme, venelased hakkasid aimama, et siin on mingi suurem asi, et ei ole lihtsalt üks kamp, üks punt punkris. Aga see vastu punker pidi olema taastatud. Võimalik, seda ma ei ole vaatamas käinud. Mina ka ei ole käinud. See varraku põhikoht oli tegelikult nagu metsalaager. Nad ei olnud nagu maa all. Jah, väga võimalik. Aga seal oli, ütleme, see Kaarel Aruväli oli seal üks väga kõva mees, kes oli Kärus. Temal oli väga korralik. No jah, igatahes nii et siis ühest küljest kadus see kontakt ära varrakuga siin muidugi. Ja siis need Einsalud ja muud Raudvassar ja ka siin otsapidi Jakovets Olmed. Tol ajal kõik see asi käis ju nagu põranda all ja hästi ettevaatlikult aega võttis, et info liiguks. Nii et venelased üritasid siis hakata neid kombineerima lõksu niimoodi, et nad siis saatsid, ühe kätte saadud metsavene saatsid nad siia Einsalu juurde, see oli ära värvatud, kes hakkas rääkima, et on tulnud, et varrak sai surma, et on tulnud, et Rootsist on saadetud mingi uus mees, kes siin juhib vägesid. Ja tehti selline päris põhjalik kombineerimine, et see käis siis tuli rongiga, kohtusid Einsalud ja muud mehed seal käisid nagu mitu korda kohtumas ja see kogu aeg küsis, et palju teil mehi on ja kus nad on, üritati seda kombata. Ja selle sama jutuga tuldi ka Holmi juurde. Samad seal mingid, nüüd juba päris metsaved saadikud tulid Holmi juurde, et selline mees, et tuleks kohtuda, et paneme selle asja uuesti püsti. Ja Holm keeldus. Holm ütles, et tema ei taha sellest midagi teada. Et see aiseb. Tõmbus oma meestega eemale. Olm ammustas läbi selle. Et ta oli ikkagi nagu läbitegelik mees. Ja samamoodi ei läinud nendega kohtuma ka Jakovets. Aga siis 47 sügisel olid siis need Einsalud ja mõned mehed, kes läksid siis selle Rootsist tulnud uue juhiga kohtuma, siis venelastel oli plaanis nad elusalt kinni võtta. Aga midagi seal läks valesti, nii et selle kohe tulistamiseks. Et vähemasti see sama agent sai seal ka tina veel enne, need mehed said kõik surnud. Aga siis kukkusid nüüd otsad muidugi, et venelased enam edasi ei saanud seda asja. Ma isegi selle raalisin lõpuks välja, et arhiivis on ainult agendi nimi, aga kes see oli, see oli täitsa korralik Eesti-aegse ülikooli haridusega mees, noor mees, kes seda mängis venelastele seda. Ja ta ei olnud isegi metsas olnud, et ta oli kuidagi neile pihku jäänud. No kui Rootsist tuld, siis ta ei tohtinudki. Ta ei olnud Rootsist tegelikult. Aga ta mängis Rootsist tulnud. Mängis, jah. Ma nüüd ei mäleta, kas ta väides, et ta on ise Rootsist tulnud või ta suhtleb Rootsi keskusega keskilt. Ja seda kõik, see oli hirmus ju lootus ja ootus kõigile, et tuleks ikkagi, et teati, et Eesti eksiilvalitsus on
alles on Stockholmis ja et oodatakse juhtnööre ja see, et need lootused olid jube suured. Aga paistab, et see Holm ise seda nii väga ei lootnud. Ta oli liiga palju üle nendest legendidest. Ja siis, et see oli 47, sellest ta siis pääses. Ja kinni kukkumine oli, või ütleme, langemine temal oli siis niimoodi, et need on nüüd neid lugusid ka mitu. Aga ütleme, see, mis on venelaste operatiivaruandes, sealt tuleb välja niimoodi, et saadi kätte üks Aleksander Laisaare nimeline mees, kes oli ka selles Holmi pundis. Ja temalt peksti siis punkri asukoht välja ja see oli siis oktoober 48. Ja tuldi peale ja kätte saadi siis, nad olid Jakovetsiga 8 punkris ja Elfriede oli ära läinud. Et Elfriede Helm, kes oli siis, tema oli Holmi aine, oli ka neil Kambase koht 45. Kas ta sai minema, igatahes tema jäi alles. Ja see Jakovets, selle kohta, ei tea, eks ole, selle kohta ta oli küll suur metsaandade pealik, aga seda rääkis Erna Lüüdik, kes hilisem Jaska, kes oli ka selles Jakovetsiga pundis, oli väga, väga kõva naine, kes elas peaaegu 100-aastaseks, tuli Siberist tagasi. Et see Jakovets oli ikka varaverega mees. Et ei tea, jah. Aga see Lüüdik ütles veel, temalt küsiti 88, tal oli mingi järjekordne rehabiliteerimise ülekuulamine, 89, 88, veel KGB-s, ta käis ülekuulamisel. Et teil ei olnud relva, kui te kätte saad. See on üks eraldi lugu, kuidas see oli kole lugu kõik. Aga et seda siis Erna ütles, et see on kirjas. Et jah, et mul ei olnud, et ma olin selle andnud suuraja kätte, sest ma tahtsin selle automaadi vastu vahetada. Sellepärast ei olnud püstol kaasas. Juhuslikult. Naine või? Naine. See oli väga, see Erna oli väga võimas naine, tema oli selles. Et need olid jah, eriti need selle Jakovetsi pundis, need olid väga, väga uljad mehed. See oli üks Armin Suuroja, kes oli Ratsarõgemedest teeninud aega. Tema oli 41 ka metsavend. Tema sattus venelaste ja ikka vist päris venelaste mitte hävituspataloni mingi rühma peale üksi. Ta oli laskemeister, ta oli väga hea laskja. Ja siis ta võttis üksi lahingu vastu. 40 sai haavata, aga tegi pool punti tegi puhtaks. Jah, küllap see oli jägu, aga jutu järgi. Ta oli 6-7 tükki. Ja läks nagu need westernised, 2 püstoliga. Ja tema oli käinud selle üks sugulane rääkis, et Suuroja oli käinud 48 või umbes Tallinnas. Ma ei tea, kas ta oli öömaja tahtnud sõimlase käest, kes oli kardan. Et ma ei saa selle öömaja anda. Venelased ajavad taga, kõik lähevad taga. Siis ta oli korteri ukse taga, võtnud suure 2 püstolit, sina neid kardad, mina neid ei karda. No jah. Meil pole midagi kaotada. Jah, see oli tema oli see Suure oli nagu sama kamp. Ja tema oli siis metsas juba siis, kui see Erna Lüüdik sinna jõudis. Erna Lüüdik oli oli vaesest perest, aga ta oli abiellunud ühe suhteliselt kõvema talumehega. See oligi vist Lüüdik, see Lüüdik ei ole tal neiupõlve nimi. Ja tema siis sellest metsavennad olid seal siis talu lähedal, eks ole. Ja see mees oli tal oma kaitserare muidugi, kaitseliitlane. Ja siis tuldi, kohe pärast sõda enam, 45 juba tuldi, loomulikult venelased tulid ahistama, et me teame, et siin on metsavennad, kus on. Aga pere neid metsavendi toitis. Ja see oligi see sama Jakovetsi Kaaruksi punt.
Ja siis see Lüüdik viis nad ta teadis, et on, kas ta saatis ühesõnaga ta teadis, et mehed on laagist ära läinud ja nad pidevalt informeeris ja ta viis venelased vale koha peale. Viis vale koha peale. Mehed pääsesid ära, aga selle eest. Siis tema läks muidugi müraki head elu. Ta Sibirist tagasi ei tulnud. Ta läks laagrisse. See Erna jäi just lapsega, oli üks laps, jäi lapsega, siis üksi seda talu pidama. Ja siis hakkas muidugi see press peale. Et kus metsamehed on kulakumaksud ja kõik muud asjad ja siis ta lõpuks vist 46 umbes. Siis ta andis lapse, andis sugulase juurde ja talu kinkis ära ja läks metsa. Ja läkski siis sellesse samasse Olmi ja Jakovitsi punti ja siis oli seal selline neid metsavenna armastusi oli palju. Aga siis ta selle Suurojaga, siis neil sündis Suurojaga laps 48. Ja siis ta käis, ja siis oli Ülo Altermann, kes oli tähtis mees, kes võttis pärast siis Olmi langemist selle asja üle. Altermann viis nad siis, kas ta käisid Koerus või kus ta sünnitamas käis oma õe paberitega. Laps ikka sündis haiglas, aga vale nime all. Ja siis toodi metsast sünnitama, viidi metsa tagasi. Ja ka seda Errad kasutati, siis see oli jälle Suuroja ja stiil, et nad siis kui trügisid mingid venelased olid jälle kuskil oma operatiivgruppidega väljas ja siis nad trügisid külapeole. Ja siis see oli väga, see ei meeldinud kellelegi, siis Erna oli ilus naine, siis ta löödi üles. Erna läks siis sinna külapeole ja valis mõne venelase välja ja siis kutsus õue ja siis õues mehed ootasid, eks. Et seda olevat siis korraldatud ikka palju. Venelane jäi kaduma pärast seda. Kui Ernaga kohtud oli, jah. Ikka jah, karmid. Jah. Vaat nii, aga see on jah, et kui Olm langes, siis isegi auda hoiti korras, et siia jäid siis veel ikkagi mehed, aktiivsed mehed ja naised jäid alles, et siin oli ka näiteks see Altermann, tema tuli tegelikult, ta oli metsavedade abistaja, võttis asjadest osa, oli Saksa sõjaväes olnud, aga ta elas ikkagi veel väljas kuni küüditamiseni. Tema tuli tegelikult päriselt metsa küüditamise ajal. Ja seal oli mitu nooremat meest veel. Et ja selles pundis oli ka siis näiteks üks abielupaar Mihkelsonid, kes olid siis kirjanik Ene Mihkelsoni vanemad. Kes olid ka selles Altermanni kambas ja Mihkelson langes 52. Kas nad olid Väinjärvelt pärit Mihkelsonid või? Seda ma ei julge sulle peast öelda, aga mul on see kirjas kuskil. Mul on enam-vähem kõik need elulood päris kõik veel pähe jäänud. Varsti hakkavad jääma. Ja. Aga jah, siis sellest olulisematest meestest see Suuroja siis langes, see oli 49, ma arvan. Ja see on samal ajal või oli see ka 48 juba. Igatahes see oli samal ajal, kui Erna sisse kukkus ja sealt langes mitu veel. Ja Mihkelson langes 52 ja seal oli veel, nemad tegid veel mitu asja, et nad lasid Mäol õhku Lenini kuju. See oli 3 või sama punt. Ja nii et siis see Altermann langes 54 aprillis ja sellest seltskonnast veel siis jäid alles need Lindermannid saadi kätte 57 ja Elfriede Helm ja viimane mees, kes neist langes, oli siis minu meelest 54. aastas lõpus või võib-olla 55. aastal isegi. Saan seda vaadata. Tema nimi oli Joosep Nugis.
Ja see Joosep Nugis oli selline mees, et ta oli ka nagu algusest peale metsas, ta hoidis natuke eraldi, aga ta oli väga distsiplineeritud. Ja tema siis mingi agent saadeti teda siis mürgitatud viin, nagu oli üks tavaline meetod. Et see oli pigem oli see nagu uinuti, et võetakse, et mis see täpselt oli, et kaotasid teadvuse ja ärkasid kuskil seal pagari keldris. Mõnikord muidugi nad pingutasid sellega üle ja mehed surid selle kätte, aga siis see Joosep siis et see kombinatsioon oli siis vist see, et see agent siis rääkis Joosepile, et on võimalus Rootsi põgena, see oli üks või kas ma ei oli, et on mingisugune raha saadetis kuskil, mida on võimalik lihtsasti et paneme põntsu ja et rekvireerime raha. Joosep oli siis sellega nõus, et hea küll lähme ja siis oli vist isegi mingi auto hangitud, ja siis olid venelased tee peal, pidid siis kuskil kinni pidama. Umbes nii, et teesklevad liiklusmiilid. Ja siis võetakse kinni. Ja see mingi selline operatsiooniplaan oli. Ja jõi seda viina ja see tundub, et see Joosep oli nii kõva mees, et tal ei mõjunud. Nii et nad eeldati, et mees on, eks ole, uimane vähemalt ja et saab kergesti kätte, aga siis, kui auto kinnipidamine oli, siis oli Joosep, et esiteks, mida sa kurat mulle jootsid, aga ta oli veel täitsa tegutsemisvõimeline, et selleks turistamiseks ta sai siis niimoodi ta langes ja see Joosep Nugis on muidu Ülo Nugise onu. See on ka oluline teada. Aga kust päritolu siis? Kooru päritolu? Jah, siit samast kandist, jah. No, nii et võiks ütelda, et see olm on siin nagu keskne kuju, aga et see on üks nagu järjepidevalt tegutsenud selline metsavändade organisatsioon ja võrgustik Eestis üks pikemalt. Et esimene teade selle kohta, et on seda Holmi punti venelased käinud haaramas ja kedagi ei saadud kätte, see on detsember 44. Et nad olid siis juba metsas ja siis viimased, kes siis kätte saadi, oli siis 57. Nii et see on siis 13 aastat, jah. Et päris soliidne. No igal juhul 50ndate teisel poolel, kui mina olin juba kah niimoodi kaal ja kantsin ja kõrv kikkis kuulasin, kui Sosinal köögis räägiti, siis igal juhul, kui ma olin kuskil 2.–3. klassi poiss, siis räägiti, et pooled mehed on metsas veel. 55 läksin mina esimesse klassi. Ütleme, vanaema suri 57, vanaisa 59. Vanaema vist oli surnud juba ja siis ikka räägiti et pooled mehed on metsas, minul on kumisema lapsele jäänud. Ja, aga koolis igal juhul kuni põhikooli lõpuni mul loeti sõnad peale iga hommiku, kui ma kooli läksin, et ära sa jumala eest õpetajatele räägi, et olmid on meie sugulised. See oli kardeti ju. Oli mida karta ka ju. Ja siis oleks 1-0 tehtud emale, isale ja mina oleks võib-olla siis kuskil lastekodus olnud. No võt, aga aitab küll, et kui ma võin fotosid saata ja muid asju. Kindlasti, Reinarile saada kindlasti. Mul on enam-vähem nende Olmi fotot mul korralik ei ole, aga see talu ees on. Suurojast on korralik. Kas sina oled Jakovetsis, mul on isegi Jakovetsi pulmapilt. Ka Jakovets tuli muide tagasi. Jakovets tuli tagasi ja suri. Jakovets oli minu meelest 91 veel elus. Ta nägi isegi Eesti Vabariigi ära. Suur mees. Aga sa nüüd Eduardi venda Endrit ka oled küsitlenud või ei ole või? Mina käisin üks aastat 10-15 tagasi, kui ta Hagudis elas, käisin tal külas veel. Ei ole. Ei tähendab, vabandust. See ei ole poeg, vaid ta oli selle Endri poeg. Endri poeg. Endri poeg, jah.
Endli poeg, jah. Tähendab, Endel oli ta vend. End oli nüüd Eduardi vend, jah. Ja mina küsisin kah Eduardi pilti ja lubas otsida, aga nüüd on tal lusikas nurka visatud. Seda peaks, see oleks hea, jah. See on ikka tähtis, et sa saad näo ka. Et muidu on nimi risti peal on üks asi, aga et tekib mingi tunne. Ja see on, kui sa need järjest need nägusid vaata, see tekib hoopis teine tunne, sest nad olid kõik ordnungis mehed, eks. No Lindermann oli väga kalgi näoga iga pildi peal. Ja, aga nad olid, ja ütleme, see on ka teine asi, et sa ju, et ega Lindermannidest just on see need metsavännaaigsed pildid, aga ütleme, kui sa nagu ohvitseride pilte paned raamatus, siis sa ei pane ju seda kõige porisemat, mis kaevikus on tehtud, et sa paned ikka nagu vormis. Et need Eesti-aegsed fotod on need ikka tavaliselt väga lipsuga. Minul on lapsepõlvest jäänud kõmama see, et elati ju väga viletsalt 50ndate keskel. Ja nendel oli seda poekraami ikkagi sitaks palju. Nii. Ja siis nad tõivad viletsalt elavatel inimestel süüa. Ja toodi ikka võikast tuppa ja kus vanaisa ütles, et peremehed oli nutma hakanud selle peale. Lapse emotsioonid. No mehed, kes seal Vägeval kinni võeti, ma küll nimesi ei mäleta peast, aga nad tegid Vägeva meiereid ühjaks. Ja siis maa sisse peidetud lüpsikutes olev või loeti mitte kasutavaks tänu sellele, et kui see avati, siis pudenes sinna natuke mulda sisse ja siis selle arvelt said nii-öelda karistust rohkem. Et süüa neil oli. Süüa oli kõvasti, jah. Seda, no kui mehed Tirmast või Endla külast alustasid, varastasid sea ja Toomal vahetasid poolsiga juba mõne koti kartuli vastu ja nii see käis. Süüa neil oli, ega nüüd ka mitte kogu aeg alati, aga pigem ikka oli, jah, et nad poevärki oli neil kõvasti. Pood oli Vene võimu oma. Jah, see ei olnud kuritegu nende jaoks. Kui sult on kõik ära röövitud, siis mis siis tegema? Kõik on röövitud. Ja siis viidi elamised ära röövitud, maa on ära röövitud. Kõik. Kuule, aga jube hea, et jutt läks söögi peale. Meil on ka täna süüa ja meil on ikka metsavenna toitu ka, nii et sulavekk ja praesüku. Kuule, mina ütlen ka paar sõna veel, aga ma annan esinejale üks meene taskus, ma ise toodan üks asju. See on nüüd sinimust valge. Küsima siis. Viidada. Muidugi. Ma teen mõne foto. Oli sinu? Minul on, ma ei tea, sul iPhone teeb paremat pilti. Tahad lastet teha või? Ma tahan tulevased metsavennad on siin. Selles mõttes. 50 aasta pärast käib Robin siin niimoodi, kui meid ei ole enam. Meenutab, et olid niisugused mehed ja rääkis. Siis kui riste rohkem on juba. Seal metsa serval väikses majas, kus elasid mu vanemad. Seal metsa serval väikses majas on pesa teinud punase. Aitša, ai velle, me metsavennad oleme. Aitša, ai velle, me metsavennad